no tšauki. Kindlasti te vist saate aru, et ma ei ole enda kodus, vaid ma olen Soomes kodus, Soome kodus. Mul on teine kodu ka veel, ma ei tea, mul on 3 kodu nüüd. Aga jah, me teeme täna siis Soomes video. Ja selle video teema on siis minu kooli kohta. Ma ei tea, kas te olete kuulnud sellises koolis nagu Kindluse kool või? Ei ole vist, jah. Okei, aga ma lihtsalt ütlen teile infoks, et meie kool, minu kool, Kindluse kool osaleb aastakool 2025 konkursil. Ja hääletada saab siis ER Innovaatori keskkonnas saab siis hääletada kuni 18. aprilli lõunani. Nii et kui sa tahad saata minu kooli finaali, siis see on väga oodatud. Nii et hääleta. Sul on veel vist 4 päeva aega veel hääletada. Nii et jah. Aga ma räägin teile ka sellest Kindluse kooli reeglitest, mis nagu meil kodukord on koolis. Ma ütleks, et need ei ole päris mõttetud reeglid, aga nad on ikkagi selles mõttes nagu te ise aru saate. Ja siis esimene asi. Koolis ei tohi joosta. Joosta ei tohi muidugi. Aga sellest reeglist ei pea tegelikult mitte keegi kinni. Isegi õpetajad ka ei hoolitse selle eest. Aga et nagu väga paljud õpetajad ütlevad, et ära jookse. Vaata, aga keegi ei pane tähele, vaata. Et selles mõttes. Et jah, tegelikult joosta meil ei tohi, aga ma ei tea, seda lihtsalt tehakse. Nii, teine asi. Kui sa jõuad kooli, siis meil on eraldi siuksed alad. Meil on esimesel korrusel on nagu mingi eraldi väike maja. Seal on siis esimesed, teised õpigrupid. Mina olen juba suures majas. Mina olen nagu selles suuremas majas. Ma olen juba 3. klass. 3. klassid on suuremas majas. 3. klassidel on ka eraldi sissepääs trepist. Mingi trepp on seal väljas kooli alal. Sealt lähed üles ja siis sealt saad sa otse garderoobi. Garderoobist lähed siis otse koridor ja siis sealt tulevadki need klassid kõik. Ja siis, kui sa nagu kooli jõuad, nagu ma ei tea, varem, kui ma ei tea, meie kool avatakse kell 8. Ja sa jõuad näiteks 7:30 koolimajja. Ja see koolimaja ei ole ju kindlasti siis veel avatud, sest et koolimaja avatakse ju alles nii hilja. Või mitte hilja, vaid kell 8, aga see jõuab, ma ei tea, 7:30 kooli. Et selles mõttes ja sa ei saa sisse, siis sa küsid, et vabandust, kas ma saan kooli sisse või? Siis pead ootama väljas. Selles mõttes, see on ka üks tüütu asi, Ükskord ma jõudsin mingi väga vara kooli, Aga see oli vist siis, kui ma olin 4. klassis, jah. Nojah, seda võib alati juhtuda, kui sa jõuad varem kooli. Mina jõuan tavaliselt suht vara kooli. Ma ärkan kell 7. Ja ärkan kell 7 ja siis söön, pesen hambad, ärkan, käin vetsus, siis vahetan riided kooliriiete vastu, söön, pesen hambad ja siis panen riidesse ja siis lähengi nagu. Ja te küsite, kas ma lähen bussi või autoga. Jah, ma lähen autoga. Sest ma tegelikult, mingi aeg käisin bussiga ka, aga ma ei käinud bussiga nagu kool. Ma ei läinud nagu kooli, ma tulin bussiga tagasi koju. Aga ma ei tea, miks ma enam ei taha. Erineb sellest väga palju. Aga ma tahtsin teiega veel rääkida ka sellest, et Kindluse kool. Kindluse kool on 5-aastane.
mingi 830 õpilast on meil ja mingi 80 õpetajat, seal siin on väga teistsugune süsteem. Klassid on õpigrupid ning õpigruppide õpetajad või nagu need klassijuhatajad on nagu mentorid, Ja meil on väga, mingid näiteks matemaatika, eesti keele, looduse tunni asemel on, ma ei tea, näiteks üldõpetus, mida teistes koolides vist ei ole. Vist jah. Ja siis on meil veel igasuguseid tunde veel. Siis on, ma ei tea, kenka, muusika, inglise keel. Ja siis kõik muud asjad. Üldõpetus ongi nagu pigem see, kus me õpime nagu kas siis eesti keelt, matemaatikat, loodust või kunsti või mida iganes. Veel tead. Et see on ka veidi teistsugune meil. Ja meie kool on suht uus, et meie kool on ju 5-aastane tegelikult alles. Et selles mõttes ikkagi väga uus kool. Aga ma tahaks öelda veel seda ka selle kooli kohta, et kool on hästi nagu, see kool näeb nii ilus, nagu nii ilus välja ja nagu, ma ei tea, ma ei oska midagi öelda. See kool näeb lihtsalt nii ilus välja. Ja ma ei oska mitte midagi muud öelda selle kooli kohta. Ma olen ju Soomes. Upsi. Ma näitan ju teile oma 3. kodu ka, sest mul on linnakodu Tallinnas ja maakodu on mul Võrus. Võrumaal õigemini. Nii, see on siin minu tuba. Ja ma tulen pigem siit toast välja. See siin on minu tuba. Siis siin on duširuum, pesuruum ja siis meil on veel saun. Me siin väga tihti ei käi, aga ikkagi. Ja on siis meil on siin mingi dušinurk, kus me käime pesemas. Siis on ka mingi magamistuba. Või minu ema ja minu abikaasa magamistuba. Et siin on väike ilupuduaar. Nii on siis veel rõdu ka. Ja kõike muud veel. Nüüd me lähme esimesele korrusele. Nüüd on meil siis trepp. Asjad. Elutuba. Elutuba. Ja siin on siis veel terrass ka meil. Siis on veel üks WC. Siin ei ole siis duši, vaid siin on vetsupett, kraanikauss, pehke. Esik on siin.
sihuke siin on siis. Kõik. Selline on siis Soome kodu meil siin. Telekas mängib. Nii et meil on kõike. Mis ma muud ikka oskan öelda? Ma ei teagi. Aga jah, meil on päris äge kodu siin tegelikult. Mulle meeldib rohkem isegi vist see kodu siin rohkem kui minu päris kodu. Nojah, külas on ju ikka toredam. Siis siit avaneb vaade õue. Siit siis vaade, siin on mingid elumajad veel ja siis vaade siia nagu alla. Näe, me oleme teisel korrusel, võib-olla sellepärast ongi nii kõrge tunne. No, mingi inimene on. Et jah, et väga tore on siin olla. Et jah. Nii et selline oligi siis see väikene video. Ma loodan, et sulle meeldis. Nii et kui sa ei ole mind veel jälgima hakkat, siis hakka mind jälgima. Pane kindlasti sellele videole ka, pane minu kanalile ka thumbs up. Ja mis ma ikka teile kõigile oskan öelda, et ilusat päeva teile jätku ja head koolivaheaega kõigile. Koolivaheaeg on ju juba käes, eile algas. Nii et mis kõike head ja tšauki. Nii et näeme juba taas. Tšau!